Tere tulemast vaatama kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubiku leiab YouTube'ist R33 Jutukuubik ning taskuhäälinguna Spotify'st Jutukuubik. Tavaliselt on mul siin külaline, aga see nädal on olnud väga kiire nii mulle kui ka tulema pidanud külalisele. Seega ma teen seda asja täna üksinda. Räägin ühe jutu, mis sinna alles hiljuti juhtus. Ja siis ma tutvustan natukene uut tehnikat. Ja võib-olla vastan mõnele küsimusele. Aga jutt on selline, et oli paar nädalat tagasi, see on üks laupäevane päev, hommik. Ärkasin üles, tundsin, et vau, elamine on natuke jahe. Läksin alla katlaruumi vaatama ja pump oli välja lülitanud ennast ja oli erroris. Ta on aeg-ajalt seda ka ennem teinud. Piisab sellest, kui korgid välja lükata ja uuesti sisse tagasi ja hakkab kõik tööle. Nii ma ka tegin, aga paraku seekord käima ei läinud. Pump läks käima ja nii kui tuli märk, et tsirkulatsioonipump on aktiveeritud, oli vaikus, tsirkulatsioonipump tööle ei hakanud ja läks uuesti errorisse. Ohohoo, tegemist on laupäevase päevaga. Ükski hooldusfirma ei tööta laupäeval. Ainuke kütteallikas, välja arvatud, kamin küll, aga sellega tervet maja ei küta. Guugeldasin veidikene seda asja. Sealt väga palju midagi ei leidnud ja siis otsustasin, et võtan tsirkulatsioonipumba pesast välja ja lähen kas Feebi, Onnineni või Torujürisse ja ütlen, et mul on samasugust vaja uue asemele sinna. Ilmselgelt tsirkulatsioonipump on läbi. Nii, ma ei olnud ennem kokku puutunud selle pumba tehnilise poolega. Ma ei teadnud, kus vett välja saab lasta. Ega üleüldse ma sellest pumbast ei ole vaadanud kõrvalt, kuidas hooldust tehakse ega midagi. Siis ma sealt tsirkulatsioonipumba pesas siis lodistasin seda vett välja. Lõpuks see ka õnnestus. Võtsin selle pumba ja vaatasin, et kohe, mis lahti tehakse, on Torujüri. Ja sinna ma siirdusin siis. Näitasin leti taga härrasele seda pumpa. Härrasmees vaatas, küsis, et kas ma olen kindel, et pump läbi on, et kas ma juhtmed panin lihtsalt külge. Mõtlesin, et ei pannud, ma ei ole elektris väga tugev. Et tõesti ma ei osanud isegi tulla selle peale. Härra oli nii lahke, pani juhtmed külge ja tegelikult pump töötas. Ja siis ta ütleski mulle, et pumbas viga ei ole, või tsirkulatsioonpump on terve, et viga on kuskil mujal, mis on tegelikult tollel hetkel oli väga halb uudis. Kuidas ma selle vea nüüd siis üles leian? Ja sõitsin koju tagasi, ühendasin pumba tagasi sinna pessa ja kasutasin uuesti Google'it ja leidsin sellise video, mingi prantslase tehtud oli, et kui siuke asi juhtub, siis ühendada tsirkulatsioonipump otse välisosa voolu taha. Otseselt mingit kaablit mul ei olnud kodus, mis oleks selleks otstarbeks sobinud, seega käisin kiiresti ehituspoes, ostsin jupi kaablit, ühendasin ära otse, nagu oli ette nähtud seal videos. Emaplaadi peal üks väike jumper ringi vaja tõsta. Kontrollisin mitu korda üle, et kõik kaablid sai õigesti. Panin korgid sisse ja tööle ta läks. Aga point ongi nüüd selles, et ta töötab kogu aeg ja see ei ole nagu tsirkulatsioonipumbale hea. Seega ma guugeldasin edasi. Ja väikest viisi nagu mingisugust infot ma leidsin ja kõige kurvem uudis selle juures oli see,
et kõik viitas PCB veale, ehk siis emaplaadi veale. Ja teades üleüldse praegu elektroonikaturgu ja detailide kättesaadavus, siis väga, väga meeldiv uudis see idee järgi ei olnud. Aga otsustasin kutsuda oma sõbra külla, kes jagab seda elektroonika asja nagu oma 5 sõrme ühel käel siis. Tuli külla, vaatas sinna PCB peale, ütles, et mõned kahtlased detailid nagu oleks, mingid kondekad, otseselt mingisugust silma torkavat viga ta ei leia, aga et lähme viime selle IT-bussi. Ma küll olen kuulnud IT-bussist, aga ma pole seal kunagi käinud ja mõtlesin, et okei, et kui sa arvad, et seal on nii pädevad vennad, siis davai lähme. Pildistasin kõik need pistikud ja asjad üles, kuhu mis tagasi läheb, sest seal oli neid tohutult palju ja võtsin selle PCB välja, vaatasin, et IT-buss läheb tunni aja pärast kinni, aga no me jõuame. Sõitsime IT-bussi, jõudsin sinna, siis oli juba kinnipanekuni jäänud 40 minutit. Vend võttis vastu, vaatas mikroskoobi all seda asja, ütles, et tsirkulatsioonipumba relee on läbi. Et ta võib selle küll ära vahetada, aga et jätku oma plaat siia ja tulgu esmaspäeval tagasi. Ma ütlesin, et et nii ei saa, et pigem ma siis ühendan otse tsirkulatsioonipumpa selle voolu ja tulen siis esmaspäeval hoopis tagasi sellega. Aga kui nad oli vea ära öelnud, siis ta enam ära ei saanud lasta meid ja tegi selle töö kohe ära. Ta selle uue relee võttis selle sama PCB pealt, kuna seal on 800 releed ühesugust ja igal releel on pistik taga, aga minu pumba puhul on 8 pistikust ainult 4 hõivatud, seega ta võttis ühe mitte aktiivselt pistikult relee ära ja vahetas nagu kohad ära neil. Ja küsis 50 € selle eest. No, ma mõtlesin, et kui ma nüüd 50 euroga tõesti sain pumba korda, siis on nagu väga hästi, sest et isegi hooldus on kallim. Jõudsin koju, ühendasin ära, pumba õigesti, jumperi tõstsin tagasi ja pump läks käima. Aga üks asi selle juures on see, et kui ma selle tsirkulatsioonipumba hakkasin tagasi ühendama hommikul, siis sisu kukkus välja põrandale. Ma küll ta panin kohe tagasi ja kõik tundus okei olevat, aga pumbale tuli tiks sisse, söke tõk. Ma küll arvasin algul, et see on sellest, et õhk on äkki süsteemis ja nagu mullid on seal vahel. Ja ei teinud suurt tähelepanu sellest, nagu nii ma pidin hooldusfirma kutsuma, et las vaatavad asja üle ja lasevad õhu välja ja nii edasi, aga noh, seda nagu nädala sees juba. Ja edasi pühapäev, kõik töötab ilusti, mõtlesin, et et saingi 50 euroga hakkama, et väga hästi. Ja esmaspäeva hommikul plaks, pump jälle seisab, sama error. Korgid välja, uuesti sisse ja jälle ei tule tsirkulatsioonipump taha. Loomulikult 1000 mõtet peast läbi. Okei, viisin pere tööle kooli lasteaeda. Ise siirdusin oma tööle, et lähen räägin ülemusega, võtan vaba päeva. Et tegeleda sellega, sest et maja on külm ja nii ei saa jääda. Ja töölt tagasi sõites siis mõtlesin käike läbi, et kas on uuesti PCB-l jälle relee läbi läinud, et siis on seal veel mingi suurem mure, et viin IT-bussi tagasi ja las vend vaatab hoolega üle selle asja. Ja samas ma helistasin juba ka hooldusfirmadesse erinevatesse, kes tegelevad õhkvesisoojuspumpadega, mul on LG mudel. Sealt vastati, et ilmselgelt on PCB läbi, uus PCB on 250 kuni 400 eurot sinna vahemikku ja tarneaeg on kuskil 6 aega. See on normaalne, nii kaua küll aega ei ole oodata, et talv alles algas või enam-vähem niimoodi. Ja jõudsin koju, otsustasin,
et lasen süsteemist vee välja, nüüd ma olin juba nii palju targemaks saanud, kus kohast vesi välja käib ja kus on need filtrid ja mida puhastada tuleb. Ja võtsin pumba uuesti välja, mõtlesin, et panen otse voolu peale ja vaatan, kas nüüd pump töötab. Kuna ma juba nägin, kuidas see asi käib, siis mul jäi meelde. Ja pump töötas. Otsustasin siis proovida, et kas on PCB läbi ja ühendasin otse sinna vooluvõrku jälle, kõik töötas. Mõtlesin, et ma korra veel proovin PCB külge ja see ka töötas. Järelikult PCB oli terve. Ja siis mulle meenus, et mul kukkus tsirkulatsioonipumba sisu maha ja võtsin uuesti lahti, vaatasin ja oligi tagavõlli peal oli mõlk sees, ehk siis tsentrist väljas ja sellest see tiks, ehk siis pump oli läbi. Ja see oli minu enda lolluse pärast. Ma selle maha pillasin, no mis teha. Helistasin firmasse, kes mulle hooldust pakub, rääkisin loo ära, ütles, et nad on vahetanud sellel mudelil seda tsirkulatsioonipumpa ennem, küll mitte originaali vastu, aga alternatiivi vastu ja ta vaatab, kas tal on laos, helistab mulle kohe tagasi. Helistas mulle tagasi, ütles, et on olemas 2 tükki laos, tulgu ma ainult järgi ja vahetagu ära. Läksin järgi, sain kätte, tulin koju, võtsin siis, keerasin lahti selle nagu pesa, kus sees see pump istub, kuna see oli vaja tervenisti välja vahetada. Sain selle kätte, hakkasin uut tasemele panema ja uus on pikem ja ei mahu sinna vahele. Ehk siis vana pikkus oli 13 sentimeetrit, uue pikkus oli 18 sentimeetrit. Päris suur vahe on sees. Helistasin uuesti sinna firmasse, rääkisin loo ära, ta ütles, et ta teab, et ta helistab ühele tehnikule, uurib, kuidas asi käib ja helistab mulle tagasi. Helistaski mulle tagasi, ütles, et kõik on võimalik, et tuleb torusi painutada. Ma küll palusin, et äkki ta saadab mulle ühe tehniku, et nagu vähe pädevam vend seda asja tegema, aga kõik tehnikud on hõivatud terve nädala jooksul ja ei saa. No siis ma väänasin neid torusid seal hinge kinni hoides, sest et siuke tunne, et ega nad väga väänata ei taha kuhugi. Aga vahele ma ta sinna sain, ühendasin kõik juhtmed ära, tööle ma ta ka sain ja siiamaani ta töötab ilusti. Ja hakkava ise pumbatehnikuks nüüd. Selles suhtes, et kui käed on otsas, siis kõik on võimalik, aga nii see asi oli ja ma ei tea nüüd, mis siis oleks saanud, kui ma ei oleks ise seda torkima läinud, et kui pikalt ma oleks pidanud külmas istuma, sest et kaua sa seda kaminet ikka jõuad kütta ja päeval ju kedagi kodus ei ole, et mis siis saanud oleks. Siuke lugu, mis nüüd puutub üleüldse antud podcasti, siis kus ma nüüd alustangi seda. Esimene külaline oli Allan meil ja tehnika mul oli selline siis, et Elgato mikrofon, Elgato Wave 3 ja teiseks mikrofoniks ma algul ostsin X-Cloudi sukse väikse mikrofoni külalise jaoks. Aga kuna ma ei saanud seda heli paika absoluutselt ja kogu aeg oli mingisugused kajad ja kõik põksud ja plõksud tulid sisse, siis ma vahetasin selle mikrofoni ringi. Ma ostsin selle Euronixist, ma läksin tagasi sinna ja uurisin, kas oleks võimalik vahetada natuke kallima vastu. Ja nad ütlesid, et kõik on muidugi võimalik, et teeme ära ja vahetasin siukse mikrofoni vastu nagu Blue Yeti. Ja selle ma sain ilusti toimima, kõik oli ilus tore ja tegime Allaniga selle podcasti ära ja hakkasin seda mingi hetk nagu kokku monteerima küll samal päeval. Ja see heli oli nii lappes, et seda oli võimatu kasutada. Ma tegin ühe arvutiga ja see oli
ühe heliriba peal, et mul ei olnud võimalik mitte ühtegi asja sellega teha, et see kõlaks paremini. Ja ma helistasin Allanile ja ütlesin, et siuke lugu on nüüd, et me peame uuesti tegema. Ta küsis, millal teeme, ma ütlesin, et davai, teeme kohe. Ja ta oli nõus, tuli tagasi ja tegime uuesti. Aga nüüd ma tegin juba niimoodi, et minu mikrofon oli ühe arvuti küljes ja Allani mikrofon oli teise arvuti küljes. Kuna ma pidin väga kiiresti tegutsema, siis mul ei olnudki pikalt aega mõelda, kuidas seda süsteemi teha, aga vähemalt ma sain 2 heliriba. Ja siis oli ühe mutisin, lõikasin ja mutisin, et kõla oleks nagu enam-vähem kuulatav. Sealt edasi siis uurisin edasi, et mis ma nüüd tegema peaks. Palusin ka ühelt podcastilt abi, keda ma kuulasin, kus oli 2 inimest ja neil ei olnud kunagi sellist probleemi, et oleks Kaja olnud. Paraku ma neilt vastust ei saanud ja selle asemel, et kirjutada, et me ei soovi sind aidata või meil pole aega aidata, räntisid nad mind oma podcastis 5 minutit. Okei, las ta siis olla, ma seda podcasti ei nimeta. Siis mul meenus, et üks podcast on veel, kus on 2-3 inimest tavaliselt räägivad ja neil ka ei ole Kajamuret ja ma kirjutasin neile. Ja siinkohal ma tervitan ja soovitan kõigil kuulata sukest podcasti nagu Aviaator. See on lennundusest. Väga põnev kuulamine, olgugi, et lennundus ei ole minu hobi ega midagi sellist, aga väga põnev on kuulata. Ja sealt ma sain päris palju infot, mismoodi seda tegema peaks. Nad küll teevad stuudios ja hoopis teise aparatuuriga ja see ruum on neil heliisolatsiooniga. Mina istun oma trepihallis, kus on kõrged laed ja väga põrkavad seinad, ehk siis sealt ka üks probleem, kus kohas Kaja sisse tuleb kõik. Aga probleem oli ka mikrofonides. Ja siis üks hetk ma vahetasin välja oma Elgato teise Blue Yeti vastu, panin vahele laua ja kõla ja mikrofonid nii-öelda üksteise poole seljaga. See töötas enam-vähem, kuigi ikka oli Kaja sees ja ma pidin ikka lõikuma ja mutima, aga ka oluliselt vähem. Ja loomulikult ma uurisin edasi. Google'is ja YouTube'is on üldiselt väga vähe informatsiooni, pea ei olegi sellise setupi kohta, nagu mul oli. Sellepärast ma abi palusin, kuna ma oskan kasutada YouTube'i ja Google'it, see ei ole üldse probleem. Enamus probleemid, lahendused ma sealt leian ka. Aga seekord mitte. Ja järjekordselt võtsin mütsi pihku ja läksin Euronixisse ja vahetasin, et küsisin, kas on võimalik vahetada. Need Blue Yetid siis Rode'ide, kohe ma ütlen, mis mudel, see oli päris huvitav mudel. Vaatame arvutust järgi, kui keegi tahab proovida, siis need on väga head mikrofonid, on Rode Podcaster USB-d. Need on dünaamilised mikrofonid, käivad USB auku. Nad näevad välja, kui ma näitan, samasugused nagu see Procasterid, aga on USB-ga. Aga ma ei jõudnudki neid kasutada, sest et tekkis võimalus üldse arvutid ära jätta vahelt ja kasutada hoopis teist asja. Kohe ma ütlen selle nime ka. Rodecaster Pro, mis salvestab otse mälukaardile ja sinna lähevad juba XLR mikrofonid. Ehk siis nüüd ma olin portsu otsas, kus mul nende USB mikrofonidega ei olnudki midagi teha ja võtsin jälle mütsi pihku, siirdusin Euronixisse, silmad maas, palusin, kas on võimalik vahetada ringi hoopis siis nende Procasterite vastu. Ja Euronixis tuldi vastu,
loomulikult on võimalik, vahetame ringi, ei ole probleemi. Siinkohal tõesti müts maha Euronixi ees, väga, väga okei firma on ja mitte ühtegi halba sõna mul ei ole öelda. Suur tänu. Ja lisaks veel sellised 2 mikrofoni. Ehk siis 2 podmaiki. Ehk siis idee järgi on mul võimalik kutsuda külalisteks 3 inimest koha peale, kuna mul on 4 mikrofoni. No ma ei tea, millal see olema saab, aga võib-olla üks hetk on. Kes teab, vähemalt on võimalus olemas. Nagu nii on plaanis suvel näiteks ka õues teha. Mul on õues palju ruumi ja see oleks päris huvitav. Aga jah, nii selline süsteem praegu. Videot ma tegin oma iPhone'iga, ehk siis iPhone 11 Pro Maxiga, lainurgaga, aga nagu viimases osas oli Jaaniga, millegi pärast hüppas lainurk tavalise peale ja mitte midagi peale ei jäänud. Seega ma otsustasin, et nii ei saa, kuna ma kontrollida ei saa, mis pilti ta praegu parasjagu filmib. Otsustasin soetada GoPro 8. Oli selline bundle Euronixis jällegi seal Tammsaare Euronixis outletis, kus oli harkjalg, mälukaart ja 2 akut kaasas veel. Väga hea hinnaga ja nii ta läks. Praegu ma siis filmin GoProga. Loodetavasti kvaliteet on okei. Helikvaliteet peaks olema okei. Ma ei tea nüüd palju seda tagataustamüra sisse tuleb, sest et hetkel on terve pere kodus ja kõik televiisorid ürgavad ja nii edasi. Seega ma vabandan ette ära, kui midagi sellist peaks olema. Aga selline see süsteem nüüd sai siis. Vaatame, mis edasi. Külalisi on tulemas, kes kuulsamad, kes mitte, aga väga põnevat juttu peaks tulema igal juhul. Seega palun teil visake subscribe kanalile, aitab mind, teile ei maksa midagi, aga minul aitab kanalit teha paremaks. Seega, mis ma siin ikka kaua jauran? Jälle nägemiseni ja püsigem terved. Tšau!